No nii, tere Airsofti sõbrad. Võtame ette siis minu Colt 1911 CO2 gas blowback softi relva. See on minu backup relvaks olnud vast juba 2 aastat kindlasti. Ja selle aja jooksul on ta saanud päris põhjalikku kasutust. Ta on olnud mul praktiliselt iga mäng kaasas, kui on olnud vähegi plusskraadi, ehk siis kus on võimalik seda ka reaalselt kasutada, ning mõned talved on ka käidud siseruumides mängimas. Seega võiks öelda, et ta on piisavalt kaua mul olnud ja piisavalt palju kasutust näinud, et nüüd teha üks pikaajalise kasutuse ülevaade temast. Tootjaks siis KJV, kes toodab siis erinevaid täismetall CO2 püstoleid. Antud juhul siis on tegemist nende esimese versiooniga CO2 püstolitest. Hiljem on neil ka palju teisi lisandunud, aga olgugi, et on üks esimesi relvi, on ta üpriski hästi õnnestunud. Näha siis tootjat ning õiged graveeringud, niivõrd kuivõrd neid siia peale tohib panna. Tegemist siis on täismetallrelvaga, metallist kelk, metallist raam, põsed on plastikust, saab ka puitu osta, kui sa soovid. Salv, metall ja praktiliselt kõik ülejäänud päästiku detailid samuti metallist. Samuti on siis metallist välistoru ja sisemine toru. Mõned sisujupid üksikud on plastikust, kuid üldiselt plastikut leiab siin väga-väga vähe. Töötab ta siis 12-grammiste CO2 kapslite pealt. Salv mahutab kusagil 26 lasku. Ühe CO2 kapsli pealt suudab lasta olenevalt temperatuurist ja lasketihedusest kusagil minimaalselt 50, maksimaalselt kuskil 65 lasku. Et salve võid täiesti lõdvalt järjest lasta ära, kui sa just väga madalate temperatuuridega ei mängi. Ning kui vahepeal lasta üles soeneda, siis 2 salvetäit kuule laseb täiesti ilusasti ära, ilma probleemideta. Relvast endast näitan natukene sisu ka, et saada paremat ülevaadet, mis tal siin sees toimub. Sisuliselt on tegemist sama relvaga, mis on ka Green Gas versioonist olemas. Ainukesed erinevused on see, et silinder või siis nozzle on punane ja tugevamast plastikust kui tavaline Green Gas mudel ning haamri või siis löögivedru on veidikene suurema survega, et lükata lahti CO2 salve, mis siis on oluliselt suurema surve all kui tavaline Green Gas. Nagu on ka näha, on ta kõvasti kasutust saanud. Paljudest kohtadest on värv maha kulunud, kuid 2 aasta jooksul olen pidanud vahetama ainult paar üksikut juppi. Esimene asi, mis probleeme on tekitanud 2 aasta jooksul, on siis välistoru, mis sai vahetatud siin pool aastat tagasi umbes. Välistorul on siis saan natukene paremini kohe näidata. Välistorul on siis siin nurk, kus peal hopab kamber jookseb ja mis toperdab hopab kambri liikumise liiga kaugele. Ja siin on siis vana toru, kus see on maha kulunud ja see tekitas probleeme, kus relv hakkas kinni kiiluma. See toru on siis kusagil paarsada lasku maksimaalselt teinud ja siiamaani kestab hästi jälle. Toru maksis kusagil 10-15 eurot KJ-st telliti originaalvaruosa. Suhteliselt mõistlik hindadega tulevad jupid. Teine jupp, mis 2 aasta jooksul on läinud, on siin sees see stopper, mis reguleerib seda, kuidas haamer saab töötada, ja see siis oli kuskil 4-eurone jupp, mis on samuti ühe korra puruks läinud. Antud hetkel kõik jupid töötavad ja 2 aasta väga tiheda kasutuse kohta on see täiesti minu arust mõistlik. Et ühtegi teist gas blowback relva ma vist nii palju ei ole kasutanud, kui siis ainult Tokyo Marui
HKPA 4.3, kuid see on Green Gas püstol, nii et neid ei saa päris võrrelda. Mis siis selle CO2 püstoli juures nii väga head on see, et teda saab oluliselt madalamate temperatuuride juures lasta, sest CO2 surve on kõrgem ning kui sa kasutad täismetallist relva, siis CO2 liigutab rasket kelku kiiremini ja ta teeb seda oluliselt tugevamalt. Ehk siis tagasilöök on palju tugevam kui tavalisel Green Gas relval. Ja sellest ka siis minu valik, miks just CO2 relva tahtsin. Näitan ära ka laadimise. Kaasa tuleb tal selline kuuskant. Kuuskandi või mündiga saab siis keerata alumise otsa lahti. Hooldusest tasub siis aeg-ajalt panna silikonõli sellele tihendile, mille vastu CO2 kapsel kruvib, ning ventiilile. Siis püsivad asjad korras ja kestavad tihendid oluliselt kauem. Kinni keerates ootad, kuni hakkab surve vastu tekkima. Seejuures teed ühe kiire liigutusega väikese pöörde ja keerad nii kaua, kuni ei ole enam sisinat kuulda. Keeramisel kasutan nii pidi kuuskanti, jõuõlg on väike ja ei keera tihendit puruks. Kui me niimoodi hakkame keerama, siis on väga lihtne keerata tihendit puruks. Rohkem pole vaja, kui kuulad, et sisinat enam ei tule. Ja ongi kõik. Ehk siis väga tugev ja kiire tagasilöök. Päästik on kerge, kiire, kui ma hoian nüüd kelgurivi all, siis ma saan teha tühilaske. Ja selline ta on. KJV Colt 1911 CO2. Eestist ostes maksab kusagil 160 €. Ehk siis suhteliselt kallis, kuid täismetallpüstol. Ja siin on olnud kuulda, et on neid salvemuresid olnud, et CO2 salved on sellised, mis tahavad ka kogu aeg hooldamist ja õlitamist, et nad normaalselt toimiksid. Kuid kui need salvemured välja jätta, mida minul eriti esinenud ei ole, siis on täitsa hea püstoliga tegemist. Kes tahab natukene rohkem kindla peale minna, võib osta mõne kallima otsaga Green Gas püstoli, näiteks midagi Tokyo Marui toodangust, kuid Green Gas püstolit ei saa kindlasti nii jaheda ilmaga kasutada ja teine asi, et ta tagasilöök jääb ikkagi oluliselt nõrgemaks ja metallkelguga Green Gas püstolit praktiliselt ei ole väga mõttekas kasutada, küll aga CO2 puhul saad siis raske metallkelguga püstolit kasutada ja see on ikka oluliselt ilusam. Funktsionaalsusest töötavad kõik asjad, ehk siis käe safety või käeriiv, kui seda all ei ole, ei saa päästa, vajutad alla, saab päästa. Sama on siis põhilise kaitseriiviga, kui vinnastatud ei ole, ei saa seda peale panna, vinnastades saab teda peale lükata. Ja siis loomulikult kelguriiv, salveriiv, ehk siis kõik asjad, mis sul on olemas tulirelva funktsionaalsuses, on ka siin olemas. Selle relva väljalaske kiirus on tänu CO2 survele kuskil 100-110 meetrit sekundis ja üldiselt juba saab kasutada raskemaid kuule 0,25-0,28 grammi. Hop-up kumm läheb siia sisse sama, mis läheb VSR seeriale, neid on palju erinevaid. Hetkel mul on siia sisse pandud siuke firma nagu AAB äkki, teeb mingit spetsiaalset harskujulist hop-up kummi ja see võimaldab üpriski rasket kuuli lasta niimoodi, et ta tõmbab hop-upi päris korralikult peale. Ehk siis mina kasutan siin sees kuskil 0,28-0,3 grammi kuuli ja seal juures siis väljalaske kiirus jääb tal kusagil 90 meetrit sekundis juurde. See teeb siis 0,2-ga kuskil 110 meetrit sekundis ja täiesti vabalt on võimalik 50 meetrini kaugust lasta. Relvast veel nii palju, et tegemist on üks-ühele tulirelva mõõtudes. See on Black Hawk originaal serpaga puur.
mis on siis tulirelvale mõeldud ja siia siis seda istub täiesti ideaalselt. Seega ka kõik teised kabuurid, mis on tulirelvale mõeldud, plastikkabuurid, küdekskabuurid peab sobima.